Tere, mina olen Kertu Raja. Ma olen Mert ja mina tegin koos Mirt Marleen Pehkuriga see Kertu Rajaga, kes siis on mu mentor. 7.–9. klassi võistlusgruppi tantsu nimega Ei iial enam. See aasta teen koos noorõpetaja Mirt Marleeniga, kes on meie enda stuudiotoote tantsukooli õpilane ja meil on stuudiosisene mentorprogramm ja tema minu mentee. Tants on inspireeritud samanimelisest filmist ja romaanist Ei iial enam ja on pühendatud kõigile nendele, kes ei saa ennast kodus turvaliselt tunda. Ja film Ei iial enam räägib siis naiste vastasest vägivallast ja siis Kertu pakkuski välja, et äkki tuua, kuna laul ja siis tants kuidagi tundus, et on kooskõlas, et siis sellest teha meie tants, et see oleks siis meie inspiratsiooni allikas. Eesti Statistikaameti andmetel on 41% naistest kogenud vägivalda kodustest tingimustest ja see sisu on pühendatud kõikidele nendele lastele ja ka täiskasvanutele, kes kodus ei saa ennast turvaliselt tunda ja me küll ei rõhuta vägivalda laval ja selles tantsus, vaid me siis toome võib-olla emotsionaalse poole ja ka grimmiga esile rohkem, et mis me tahame öelda ja selle tunde lootust, armastust ja et lõpetada vägivald kodustes tingimustes. Ja siis ka sellest tuleneb tantsus selline minimaalne ja lihtne riietus ja siis sinikad tantsijate kätel, mis siis kannab teemat edasi. Idee hakkaski siis tekkima tegelikult kohe suve lõpus saati, kui toimusid katsed. Siis kuna Kertu pakkus mulle võimaluse viia katse läbi, siis ma hakkasin otsima erinevaid laule, et mis oleks siis õige nii-öelda vibe ja mis mind ennast kõnetab sel hetkel. Siis Lillit pakkus mulle laulu People Help the People, mis on siis selline väga ilus lüüriline laul. Ja kuna see kohe kuidagi kõnetas mind ja see refrääni osa on seal hästi võimas, siis ma mõtlesin, et katsetan, proovin, vaatan, kuidas mul mõte hakkab jooksma. Ja nii sündiski meil see auditioni kava siis. Me leidsime, et see laul võiks sobida antud teemaga. Me proovisime seda tunnet tuua tantsus esile, et loodetavasti meie grupist ja meie ise ei ole keegi vägivalda kodus kogenud, aga me loodame, et me saame võib-olla siis kedagi inspireerida pöördumaks kuhugi, kes on vägivalda kodus või mujal kogenud. Kertuga koostöö, ma ütleks, et on üpris lihtne, kuna ma olen väga pikalt temaga koos tantsinud, tema käe all treeninud ja viimastel aastatel ma tunnen, et me juba, mitte see, et nüüd päris sõbrasuhe, aga meil on ikkagi nagu head suhted, siis ma tunnen, et me saame hästi läbi ja trenne me tavaliselt anname eraldi, et kas siis kumb annab või siis enne võistlusi oli ka paar trenni, kus me koos andsime, aga pigem on need eraldi. Ja koostöö selles käis niiviisi, et me rääkisime algusest läbi, et milline võiks olla meie tunnipõhine kava, millal annab tema tunde ja et kuhu siis muusikasse tema loob koreograafia. Et meil oli pigem nagu niiviisi ära jagatud, et mina teen ühte kohta ja tema teeb teise kohta, aga lõpuks me saime ikkagi koos kokku ja arutasime läbi ka, et mis sobib, mida muuta, mida jätta. Siis ongi suhtlema, räägime, et mida keegi tegi trennis ja selle järgi siis kas teine liigub edasi, katsetab miskit uut või suurem otsustamispool on temal, kuna tema on mentor ja tema on selle grupi selles mõttes juht, et mina sel aastal õpin ja vaatan tema käe alt, et kuidas mis kõik toimub. Ma ütleks, et väga nagu rahulikult ja loogiliselt käis see protsess meie mõlema jaoks. Et selles mõttes Kertuga on hea see koostöö. Kunagi, kui ma alustasin džässvõistlusgrupiga, siis meil on alati olnud tegelikult iga aasta teema ja enamasti me käsitleme siis raskemaid
ühiskondlikke teemasid, et on see siis olnud pühendatud vaikuselastele või on see pühendatud Estonia katastroofis hukkunud inimestele või see aasta siis perevägivallale. Et siis ma tunnen, et need noored tantsijad tulevad tegelikult teemadega päris hästi kaasa, neid puudutab see ühel või teisel määral. Hetkel siis antud teema kohaselt kõik on näinud enamasti seda filmi või lugenud raamatut või saanud koolist vajaliku infotunni ja nad oskavad nagu ka määratleda seda, et vägivald ei ole ainult füüsiline, vaid on ka vaimne ja nad tegelikult väga ilusasti oskavad kaasa rääkida ja arutleda nendel teemadel. Et kui me alguses tutvustasime seda ideed, et neil oli koheselt palju erinevaid mõtteid jagada ja kuidas seda emotsionaalsust sinna tuua sisse. Koostöö on, et kuna nad on ise hästi kokkuhoidvad, nad on nagu väga-väga kiiresti kasvasid nagu ühtseks, mis nagu, kui koreograafina on seda väga hea vaadata, sest tants kandub palju ilusamini publikuni ka, kui grupp hoiab kokku ja on ühtne. Okei, mulle meeldib öelda, et tants on nagu justukera, mis laagerdub ajas ja läheb ainult paremaks. Et on hea meel näha, et kuidas tüdrukud järjest rohkem võtavad seda koreograafiat endasse ja see nagu koreograafia tuleb neist välja, et nad nagu justkui elavad ja liiguvad sellega ja nad on selles sünergias, et neil tekib mingi sünergia seal laval ja nad jutustavad oma lugu enda maailmas ja et järjest rohkem, mida rohkem me koos töötame ja laval nagu oleme, seda rohkem nad ka minu meelest grupiga kasvavad kokku, et selle aasta grupiga on nii tore just seetõttu teha tööd, et ma näen, et kõik need 12 noort tantsijat on omavahel leidnud hea energia. Ja kuna nüüdseks me oleme päris palju juba võistelnud, siis ja ka erinevates koosseisudes, et näiteks tantsuolümpial käisime üldse small group kategoorias, siis on igasuguseid nagu erinevaid versioone olnud sellest tantsust, aga ma ütleks, et iga kord nad tantsivad väga-väga ilusasti selle ära ja on mingid hetked, mis on nagu, meil on näiteks üks liigutus käte peal ja siis, kus sa jala nagu lööd kõrvale, siis näiteks just Pärnu eelvoorus oli see nagu nii sünkroonis ja siis ma ise vaatasin publikust mingi vau. Tundsin sellise nagu uhke ema tunne oli kuidagi. Et see sõnum võib-olla kõigile, et see julgus rääkida ja julgus pöörduda kas oma lähedaste poole või kui oma lähedaste poole ei saa, siis kelle iganes poole, kes sa tunned, et saab sind aidata.